Alustame volikogu istungiga. Palun teha ära esmalt kohaloleku kontroll. Paul sõitis ka ette. Aitäh, kohal on 11 volikogu liiget. Päevakord on teile välja saadetud koos materjalidega. Kas kellelgi on päevakorra osas küsimusi, ettepanekuid, taotlusi? Küsimus, et miks tulid need materjalid nii hilja? Te peate silmas milliseid materjale? 3. punkti materjalid. Jaa, me pöörasime ka hommikul kantseleile tähelepanu ja tõepoolest ettepanek on siis nii teema autorile kui ka kantseleile tulevikus nad peaksid jõudma tingimata kõik materjalid ka siis volikogu liikmetel võimalikult kättesaadavaks, võimalikult varakult, nii et õpime nendest puudustest ja vigadest tõesti. See oli ju augustikuus juba tehtud see uuring. Ja kantseleile saadeti need alles täna. Jah, need polnud edastatud varasem. Kuidas me siis nagu küsimusi esitame, tahaks küsida? Jaa, see on praegu informatiivne punkt on täna, nii et tal on komisjoni minek ka veel, nii et siis saab neid küsimusi kõiki seal arutada ja pärast siis ka volikogus pärast. Nii, rohkem küsimusi just ei ole ja paneme päevakorra kinnitamisele. Päevakorra poolt hääletas 10 volikogu liiget, 1 volikogu liige jäi erapooletuks. Alustame päevakorraga. Päevakorrapunkt number 1 on otsuse eelnõu Ristikeina tänav katastriüksuse omandamine. Ettekandjaks on maanõunik Benno Johanson, kaasettekandjaks on juhtivkomisjoni liige Rannik. Palun. Austatud volikogu, lugupeetud volikogu esimees, külalised. Kiili vallavalitsuse 13. septembri 2016 korraldusega on Kangro alevikus kehtestatud Kasteina tänav 2A detailplaneering, mille käigus siis elluviimise käigus moodustati Ristikeina tänav katastriüksus. Ristikeina tänav katastriüksuse kaasomanikud Hansateh OÜ, Raido Kobli, Kotkas ja Eero Paalberg on teinud siis vallale avaldusi, kus nad soovivad siis transpordimaa vallale tasuta võõrandada. Ristikeina tänav katastriüksus on 1334 ruutmeetrit suur ja sihtotstarve on 100% transpordimaa. Tänavarajatisele on väljastatud kasutusluba. Omandamise asjaõiguslepingu sõlmimise kulud kannavad siis täies ulatuses huvitatud isikud ehk siis kaasomanikud. Mikk Rannik, palun. Tervist. Eelnõu oli siis arutusel 2. oktoobri komisjonis ja ühehäälselt otsustati eelnõu toetada. Täname. Nüüd on võimalik esitada küsimusi. Tundub, et küsimusi ei ole. Panna siis päevakorrapunkt number 1 hääletusele.
Aitäh! Poolt 11 volikogu liiget, erapooletuks jäi 1. Päevakorrapunkt number 2, otsuse eelnõu Sookaera Nõmme tee T5 katastriüksuse omandamine. Ettekandjaks taaskord maanõunik Benno Johanson, asettekandjaks juhtivkomisjoni liige Mikk Rannik. Sookaera külas kuuluvad siis vallale praegu Sookaera Nõmme tee T4 ja Sookaera Nõmme tee T6 katastriüksused, mis asetsevad siis enne ja pärast Sookaera Nõmme tee T5 katastriüksust. Vallavalitsus asus läbi rääkima eraomanikule kuuluva tee osa jagamiseks. Moodustasime siis Käspre katastriüksuse jagamisel Sookaera katastriüksuse, mille siis omanik Raili Sirli Kallasmaa on nõus tasuta vallale võõrandama. Võõrandatava katastriüksuse suuruseks on 811 ruutmeetrit, sihtotstarbeks 100% transpordimaa. Vara omandamise ja asjaõiguslepingu sõlmimise kulud kannab täies ulatuses Kiili vald. Aitäh! Aitäh! Mikk Rannik, teie kaasettekanne. Seda otsuse eelnõud käsitleti siis 2. oktoobri komisjonis ja samuti 8 poolt häälega toetati seda otsuse eelnõud. Häälselt siis. Aitäh! Kas kellelgi on selle päevakorrapunkti osas küsimusi? Küsimusi ei ole. Palun päevakorrapunkt number 2 panna hääletusele. Aitäh ettekandjatele. Kõik on hääletanud. Aitäh! Päevakorrapunkti 2 poolt hääletas 11 volikogu liiget ja erapooletuks jäi 1. Päevakorrapunkt number 3 on Kiili valla üldplaneeringuga seotud lisauuringu tutvustamine. Ettekandjaks on Stiina Metsis Stuh Arhitektuur OÜ-st. Palun. Mina olen siis Stiina Metsis, ma olen arhitekt ja linnaplaneerija ja Kiili valla tellimusel olen koostanud uuringu, mis siis sisaldab üldplaneeringu, koostamisel olevat üldplaneeringu asustuse uuringut. Kõigepealt lähteklasse. Kiili vallapoolne lähteklasse oli siis hinnata piirkondi, üldplaneeringuga planeeritavat elamumaade mahtu. Lisaks siis täpsustada täpselt, palju siis kehtestatud detailplaneeringutega ehitusmahtu on juba planeeritud ja kolmandaks eesmärgiks oli üldplaneeringus toodud elamumaad, mis on siis tiheasustusalas, nende alade kategoriseerimine ja jaotamine, ehk siis millise tihedusega alad millisele alale millises piirkonnas on kõige sobilikumad. Kõigepealt algus, ka minu jaoks ei olnud Kiili olnud esialgu tuttav, et
kuidas siis Kiili on arenenud, et kuidas on Kiili asustus nii-öelda aastate jooksul arenenud. Peamiselt jaotub siis Kiili rahvastik kolme piirkonda, 4. Kõige suurema ja tihedama piirkonna moodustab siis Kiili alev ja sellega seotud Vaela ja Lähtse külad. Suve seisuga elas selles piirkonnas sellel alal 3677 inimest. Ja nagu siitki näha, siis see Vaela piirkond on nagu kõige rohkem nagu arenenud. Issa mul läksin pildile, vastupidi, väga vabandan. Parempoole pilti, mul on vasakpoole paremal, et see on siis aasta 2023-2027, et siin on hästi näha, kuidas siis Vaela küla on siia tekkinud viimase 20 aastaga. Teine piirkond moodustab eraldiseisva siis Kangro ja Kiili alevik ja see on laienenud eelkõige siia Sausti küla poolsele küljele. Ja lisaks moodustavad siis sellised pisikesemad külad nagu Mõisaküla, Paekna, Nabala, eraldi nii-öelda üksused, kus osaliselt ka üldplaneeringuga on määratud väiksemas osas tiheasustusalasid ja hajaasustuse külad, kus siis üldse tiheasustust ei ole. Hea fakt on veel see, et hajaasustatud külade elanike koguarv moodustab Kiili valla elanike arvust umbes 55% ainult siis. Et seda nagu selles uuringus otseselt kajastatud ei ole, sest et väga oluline on lihtsalt säilitada hajaasutatud külade maastikumuster ja hoonestusmuster, et nad ei muutuks liiga tihedaks, et hajaasutatud külad peavad jääma hajaasustatud aladeks. Rahvastikuprognoos Kiili valla arengukavast võetuna siis arengukava toob välja 3 stsenaariumi, kuidas Kiili vald ja rahvastik peaks arenema. Esimene on baasstsenaarium, see on kõige konservatiivsem, ehk siis just nagu see baseerub ainult loomulikul iibel ja see tähendab seda, et sisserännet ei toimu, ehk siis arengut ei toimu, keegi elama Kiili valda ei asu, lisaks siin juba elavale inimesele ja iibele. Teine on rändestsenaarium 1, see tähendab, et jätkub umbes sarnane areng, ehk siis Kiili valda kolib või ühesõnaga kasvab rahvastik umbes 150-200 inimest ja see arvestab mõningat siis nii-öelda uusarenduse potentsiaali, aga arvestab ka sellega, milline see areng on seni olnud. Rändestsenaarium 2 tähendab siis seda, et see stsenaarium arvestab kogu potentsiaali, uusarenduse kogu potentsiaali ja siia peaks iga aasta kolima või siis nagu rahvastik peaks kasvama umbes 400 inimest. Oma uuringus võtsin mina ja ka arengukava peab kõige potentsiaalsemaks rändestsenaariumi 1, mille kohaselt siis jätkub sarnane areng, nagu see seni on olnud, et tegelikult ei peaks eeldama, et toimub hüppeline rahvastiku juurdevool, et pigem on realistlik see, et jätkub sarnane areng, see tähendab siis, et aastaks 2040-45 on Kiili valla elanike arv 10 000. 10 000 oli ka nii-öelda Kiili valla poolt antud põhimõtteliselt prognoos, et kuidas see asustus peaks jaotuma, kui Kiili vallas elaks 10 000 inimest. Lisaks on väga oluline number see 2,98, ehk siis viimane rahvastiku loendus, mille alusel siis Kiili valla keskmine leibkonna suurus on 2,98, et siis peaaegu 3 inimest elab igas leibkonnas. Et see on see hea number, mille alusel on võimalik ühikuid teisendada rahvastikuks, et tavaliselt rahvast loetakse kokku, siis on meil rahvaarv, eks ju, aga me planeerime jälle tihtipeale ühikuid, ehk siis me planeerime detailplaneeringuga, üldplaneeringuga tihti elamisühikuid, ehk siis kas elamu, korter, 2 pereelamu, boks, et seal me ei planeeri tihtipeale seda rahvast, planeerime tükke nii-öelda. See on hea teada, et Kiili vallas siis on see number umbes 3.
Sotsiaalse taristu vajadus, mis on tegelikult väga oluline elamualade planeerimisele üleüldse, sest et see on üks asi, mida vallavalitsus peab pakkuma ja see oleneb ju tihtipeale protsent rahvastikust moodustab meil lapsed ja lasteaia ja koolikohti peab pakkuma. Ja samamoodi on ju väga oluline, et kooli ja lasteaia kohad oleksid elanikele lähedal, ehk siis need alad, kus elanikke on rohkem, sinna me tegelikult tihtipeale ka need koolid ja lasteaed planeerime, et me peaks neid kaugetest küladest bussidega kooli või lasteaeda tooma, vaid et laps saaks sinna asutusega ise. See on samuti siis võetud aluseks rändestsenaarium 1, ehk siis kõige realistlikum plaan ja selle alusel tegelikult on just nagu numbrid korras, ehk siis, et Kiili vald on päris palju viimasel panustanud eriti lasteaedadesse ja prognoosi kohaselt peaks lasteaiakohtade arv olema piisav. Samuti peaks olema tegelikult piisav põhikool, välja arvatud siis aastal 2030, kus siis korraks võib jääda põhikoolis kohti puudu, et võib olla vajadus seal laieneda, kuigi samal ajal näiteks lasteaiakohti jääb meil nagu vähemaks, ehk siis tegelikult ruumi lasteaedades võib jääda samal hetkel üle. Aga see on praegu rahvastiku tendents üleüldiselt, et lapsi jääb vähemaks ja põhikooli ealisi ja gümnaasiumi ealisi nende protsent tõuseb. Ühistranspordi teema, et ka selle ma analüüsisin läbi, et kasutasin siinkohal siis Transpordiameti rakendust, kus tuuakse välja transporditeenustasemed. Need rohelised alad on siis väga hea linnaline teenustase, väga hea või keskmine linnaline teenustase ja heledam roheline on siis madalam linnaline, aga linnaline nii-öelda on tegelikult ikkagi nagu hea ühistransport, et ei saa nagu halvaks mõelda. Ja siin on nagu hästi näha, et tegelikult nendel põhimagistraalide ääres on tegelikult ühistransport täiesti rahuldav ja kättesaadav nii-öelda. Ja säästvat liikuvust ja säästev liikumine on nii-öelda kindlasti igasuguste planeerimisstrateegiate aluseks, ehk siis tegelikult asustus peaks olema ikkagi seal, kus on võimalus ka ühistransporditeenuse järele. Asustusanalüüsi juurde jõuame, et kõigepealt sai tegeletud nende kehtestatud detailplaneeringu elamisühikute loendusega, et kokku sai loendatud kõik Kiili vallas hetkel kehtivad planeeringud. Samuti see, kui palju on siis seal nende detailplaneeringutega elamisühikuid juba ellu viidud, ehk siis kui paljudes on hooned peal, kui palju on elamisühikuid veel vaba, ehk siis palju ei ole ellu viidud. Et see number on siis siin kõige üleval, et oli elamisühikuid planeeritud tänaseks 3175 ja vaba on nendest tegelikult kolmandik. Et see on see, mis tegelikult võiks suht lähiajal ka ellu viia, sest need planeeringud on juba kehtestatud. Siiski vaatasin ma selles mõttes selle olukorra nagu kriitilise pilguga üle ja toon siinkohal ka välja, et paljud detailplaneeringud on küll kehtestatud, kuid need ei vasta enam nii-öelda soovitud ruumistruktuurile, et näiteks menetluses olevas üldplaneeringus on need siis kas siis määratud uuesti hajaasustuspiirkondadeks või siis nad ei ole lihtsalt nagu sobilikud enam elamuehitused. Ja see arv umbes on 479, mis siis ilmselt ei realiseeru, ehk siis need detailplaneeringud, kuhu siis ei tule tegelikult elamuid. Samas umbes 200 ühikut on need, mis ilmselt lähiajal lähevad ehitusse. Tegelikult teetrassid on juba valmis ja lähiajal võib eeldada, et tegelikult
asutakse nendel aladel siis elamuid ehitama. Lisaks detailplaneeringutest tulenevatele ühikutele sai tegelikult lisaks nii-öelda ühikud konkreetselt kaardid kokku loetud, sest et Kiili ja Luige ja Kangro nendes piirkondades detailplaneeringuid ei ole. Et need on vanad piirkonnad, on mõned, aga neid on vähe, et pigem on varasemalt ehitatud, kui detailplaneeringuid koostati ja seal sai tegelikult need ühikud lihtsalt loendatud. Huvitav fakt on see, et Luige alevikus sai need kokku loetletud, aga see rahvaarv, mis siis teisendades sellest leibkonna keskmisest suurusest, tegelikult see vahe on väga suur, ehk siis eeldatavalt siis võib eeldada, et Luige alevikus kõikides hoonetes ei elata või siis on nad jätkuvalt suvilana kasutuses, igal juhul ei ole inimesed sinna sisse registreerinud või siis on need perekonnad, leibkonnad lihtsalt nii palju väiksemad. Luige alevik oli selline eriline selle poolest. Ja siin on näha siis ka, mis on praegu suvine rahvaarv. Mis on siis see järgmine faas, mida ma siis, mis see tulem peab selle asustuse analüüsi tulema, siis see, et tekivad nii-öelda kihid, minu ettepanek kihtide moodustamiseks, mis siis on erineva tihedusega. Siin on siis 4 erinevat tüüpi kihid. Nende kihtide või kõik need piirkonnad on nii-öelda erineva tihedusega ja tiheduse määramise aluseks eelkõige just 4 aspekti. Kõigepealt linnalise asustusega alad. See on siis maakonnaplaneeringus on meil määratud linnalise asustusega alad, ehk siis annab just nagu juhtnööri, kus need linnalise asustusega alad päriselt peaksidki nagu asuma. Ja samuti annab maakonnaplaneering soovituse, et linnalise asustusega alad tihedus peaks olema minimaalselt 500 inimest ruutkilomeetri peale. See 500 inimest ruutkilomeetri peale on siis umbes selline maht, kui ruutkilomeeter jagada 2000 ruutmeetristeks kruntideks, siis elab seal 5. Siis on see 500 elamusühikut. Ühesõnaga, nendel aladel peaks olema tihedus minimaalselt 500 elanikku ruutkilomeetri peale. Teine aspekt on rohevõrgustikud. Need on nüüd need alad, mida me peaksime vältima, kui me asustust planeerime. Et nende äärde, nende ümber, nende peale kindlasti ei peaks planeerima tihedat asustust või tihedamat asustust. Ehk siis nendelt aladelt peaks siis kõige tihedam osa nagu välja jääma. Et üks huvitav koht on näiteks siit Vaela ja Kiili vahelt läheb läbi ka üks rohekoridor. Et seda iseenesest võiks säilitada või nagu maksimaalselt proovida seda säilitada. Sotsiaalse taristu paiknemine, samamoodi väga oluline aspekt, mida ma mainisin, et nendes piirkondades, kus juba on olemas lasteaiad, koolid, seal peaks ka tegelikult olema tihedam asustus ja siis on see kolmas teema on ühistransport, ehk siis ühistransport, seal on tihedam asustus. Siin on ka mõned ettepanekud uute bussipeatuste asukohtadeks näiteks. Aga selle tulemusel siis ongi 4 ala ettepanek, ehk siis kõige tihedam, see on lilla ala, see oleks siis keskuse ala, Kiili-alevikud. Et see on siis 100% linnalise asustusega alal, ta on Kiili-alevi keskuses, ta on selles kohas, kus siis meil on juba korterelamud rajatud. Siin on olemas tõmbekeskus, ärid, teenused, kõik vajalik on nii-öelda
lähedal, ehk siis ta igatpidi kõik toetab elukeskkonna olemasolu. Samuti on siin siis hea ühistransport, need on siis need lillad alad. Need numbrid tähistavad ühikute arvu, mis selles piirkonnas võiks olla. Samuti on minu ettepanek osaliselt laiendada seda keskuse ala teisele poole maanteed, kus tegelikult on vanad tootmishooned, et see annaks võib-olla võimaluse, et see piirkond iseneb, muutub rohkem nii-öelda Kiili alevit teenindavaks, kuivõrd ta on logistika ja tootmise suunitlusega, mis ei ole tegelikult nagu välistab elamisfunktsiooni, et nad tegelikult vastanduvad. Teiseks on kompaktse hoonestusega ala, need on siis Kiili, Luige, Kangru, Vaele ja Lähtse tihealad, need on need oranžimad alad, ehk siis see on nagu järgmine kategooria, nad on veidi hajusamad, kui on see keskne ala. Ehk siis mainimata, et ettepanek oleks, et korterelamute rajamine on võimalik siis ikkagi ainult selles lillasalas. Need oranžid alad on alad, kus oleks sobilik tihedama asustusega, aga seal korterelamuid rajada ei ole mõistlik, et kõige tihedam hoonestus võiks olla ridaelamu. Nad on nii-öelda keskusala lähedal, aga gramm kaugemal siis nii-öelda. Nendel on võib-olla ühistransport veidi kaugemal või mõni sotsiaaltaristu objekt on kaugemal. Aga siis on väga tiheda asustusega piirkonnad. Kolmas grupp on tiheasustusega väikeelamualad, see tähendab seda, et nendel aladel siis need on hele oranžikad. Need on alad siis, kus siis võiks elamutüüp olla ainult väikeelamu, ehk siis eramaja, et nendele aladele ei peaks lubama tihedamat ridamajade rajamist. Need on tiheasustusalade äärealad, need on tihtipeale paiknevad rohevõrgustiku ääres, näiteks siin, et nii-öelda nad on nagu ka üleminek hajusamale alale juba ja nad asuvad põhiteedest kaugemal circa kilomeeter. Ja viimane on siis hajaasustusele üleminekualad, kus siis krundistruktuur võiks olla tunduvalt suurem juba. Hoonete vaheline kaugus. Nad on igal juhul kõige kaugemad alad põhiteedest, taristust ja lisaks on nad ka Paekta külakeskus ja Sausti mõisa ümbrus, mis on nii-öelda ka hajusamad piirkonnad. Kõikide alade kohta sai koostatud selline tabel, sarnaselt oli see varem praegu nagu menetluses olevas üldplaneeringus, aga seal ei ole sellist jaotust. Seal on lihtsalt elamumaa kui selline ja seal on kirjeldatud siis, kus on lubatud korterelamud. Siin on määratud konkreetsemalt juba nagu piirkonnad, kus siis nagu tegelikult võiks midagi rajada. See, nagu ma siis ütlesin, et keskuses on korterelamu, ridaelamu, segahoonestus, kompaktse hoonestusega alad, kus siis on üksik ja kahe korteriga elamud ridaelamu või siis on lihtsalt üksik kahe perelamu. Ja ajasustuspiirkonnas on tegelikult juba ainult üksik elamu. Minimaalsed krundisuuruse ettepanekud, nii-öelda rahvastiku tihedus, mis sellel alal umbes võiks olla. Tabel on tegelikult pikem, aga ma seda siia kõike ei kopeerinud. Nendel aladel siis sai ka arvutatud nii-öelda elamisühikute jaotus, nagu ma ütlesin, igal sellel piirkonnal oli oma number, mis tekkis, et palju seal siis umbes neid ühikuid olema peaks. Ja siis annab võib-olla hiljem ka planeerimisteenistusele osakonnale nii-öelda võimaluse pigem pidevat järelevalvet teha, kas see piirkond on sellise tihedusega või läheb ta tihedamaks. Et
ja siin on siis arvutatud ka siis nende tiheasustusalade võimalik rahvaarv kokku. Ja ettepanekud üldplaneeringusse. Eelkõige siis vältidagi tiheasustusalade laienemist Kiili alevikus Saustiküla poole, et need 2 asustusüksust omavahel kokku ei kasvaks, et mõlemad säilitaksid oma autentsuse, eelkõige siis Saustiküla ja mõisapiirkond vajaks oma autentsuse säilitamist. Mitte planeerida Vaela ja Lähtse küladesse korterelamuid, et see ridaelamu võiks olla kõige tihedam, mis seal võiks olla, et see korterelamute piirkond võiks ikkagi nagu Vaela tee ääres Kiili piirkonnas asuda. Siis säilitada see rohevõrgustiku haljasvööndi ala Vaela ja Kiili vahel, et hetkel on ka üldplaneeringus sellele alale määratud näiteks elamumaa, mida ma ei pea nagu õigeks, et kui on rohevõrgustik, siis sellele alale tegelikult elamumaa juhtotstarvet määrama ei peaks. Ja nagu ma ka mainisin, Kiili aleviku keskusesse ei ole mõistlik täiendada või laiendada tootmismaad, ehk siis aleviku keskus võiks olla pigem teenuse elukeskkond, et parim piirkond ikkagi tootmise logistika lahendamiseks on näiteks Tallinna ringtee äärsed alad. Eelkõige peaks siis tihendama seal, kus juba on, ehk siis Kiili alevis ja säilitama hajaasustust seal, kus see hajaasustus on. Ehk siis kui kuskil tihendada, siis see peakski olema vallakeskus. Osaliselt siis tegin ka ettepaneku, kus seda Kiili alevikus võiks tegelikult laiendada. Ja näha ette tingimused ruumiliselt mitte sobivate detailplaneeringute kehtetuks tunnistamiseks, et siia ma lisasin veel ühe slaidi, et need on need planeeringud, mis tegelikult ei ole menetluses oleva üldplaneeringu selle eskiisversiooniga kooskõlas, ehk siis nendel alale tegelikult ei ole juba praegu elamumaad planeeritud. Kuigi nendel alale on siis kehtestatud detailplaneeringud kunagi, et siin võiks nagu kaaluda detailplaneeringute kehtetuks tunnistamist, kas nüüd 100% või osaliselt, et siin on näiteks üks suur planeering, et siin taga on veel elamumaad, kuhu on leitud, et sellele alale enam, siin on tagumisele alale enam elamut mitte ette näha, aga samas siin on äripiirkond ees, äritootmispiirkond, mis ilmselt viiakse ellu, et üldplaneering peaks tegema siis ettepanekuid, et kuidas ja kas üldse on võimalik siis neid detailplaneeringuid kehtetuks tunnistada. Et see on tegelikult päris keeruline protsess, aga võiks seda kajastada. Ja aitäh! Aitäh ettekandjale, palun nüüd küsimusi. Indrek Rostel on esimene küsimus, palun. Ja, aitäh. Vaatasin neid andmeid, mis te olite siis võtnud aluseks arengukavast, aga millal te viimati oma seda uuringut teevisite või millal teda Kiili vallavalitsusele ära esitasite? Tegelikkuses minule näib, et rahvastiku arvud, mis on seal teie uuringu arvud, on juba mõnda aega tagasi ületatud. Umbes, ma pakun 7%-ga. Minu andmed on 1. juulist 2024, ole väga ammu. Ja, et andmetes ma näengi, on seal öeldud, et 2024 peaks inimeste hulk olema seal 6500 ringis, eks ole. Meil pole 2024 ei ole täna lõppenudki, eks ole, meil on juba 500 inimest rohkem.
kuivõrd niisugune Teil on ilmselt teada, palju see number on täpselt? 7007. Kui selline lõtk andmetes, kui palju ta teie töö sellist järeldusi ja asju muudab? Et jah, mina esitasin augusti lõpus ära ja see oli nagu 2 kuu jooksul, et sa võtad andmed juuli alguse seisuga ja esitad ära augusti lõpus töö, sest täna meil on ju veel 2 kuud edasi läinud, peaaegu 1,5. Et päris huvitav, et 500 inimest on... Ei ole, 206 inimest on tulnud sellel aastal. Ega mina olen ju kogu aeg öelnud, et see, teie seda ei tea, aga me oleme siin omavahel ju volikogus kogu aeg rääkinud, stsenaariumi valimine iseenesest oli suur viga ja see ei vasta tegelikkusele, et see on, need on võtnud ühe stsenaariumi endale ette ja lähtuvad sellest, et nemad lähtuvad oma unistustest või nägemustest, eks ole. Aga tegelik elu on meile kõnelenud kogu aeg midagi muud. Valarahvastik on kasvanud kiiremini. See iseenesest võib olla ka see fakt, et viimastel aastatel on väga palju ehitatud kortermaju Kiili Alevisse, et sellest tulenevalt on lihtsalt hetkel palju inimesi ka kolinud Kiili Alevisse. Aga kui järgmine aasta näiteks ei ehitata nii palju, siis tegelikult see uuesti nii-öelda taandub. Et tegelik üldine rahvastiku tendents on see, et ei sünni enam nii palju inimesi, siis tegelikult ta võib vahetevahel olla seal 2 rändestsenaariumi vahel natukene mingid aastad, aga tegelikult ta ikkagi ilmselt ühel hetkel jälle nagu tasandub ära. Et te arvate, et selline planeerimisviga, mis on ka teie töösse kandunud, võib-olla mitte sellest teie tahtel, vaid teile antud andmete tõttu, eks ole, umbes 500 inimese ulatuses. See nagu töö niisugusi lõppjäreldusi ei mõjuta. Ma ei arva, et see kohe mõjutab tõesti, see on nagu huvitav fakt, et kui ma olen arvestanud, et 150–200 inimest umbes on aastane juurdekasv, siis ühel aastal on see 250–300, eks ju, et see ei ole ühe aasta probleem, et see on olnud kogu aeg suurem, kui on olnud rändestsenaarium 1. Ei ole kogu aeg suurem. Jah, hea küll. Ma võtaks... Nii, Marek Välleri küsimus. Mul oli ka see tegelikult küsimus selle arvutuse ja rahvaarvuga seonduvalt, et te tõite välja see, mis analüüsis arvutuslik rahvaarv on ja see, mis on nagu tegelik, et kui suured need käärid seal vahel tegelikult olid? See kõige suurem imelik käär oligi seal Luige alevikus, sellepärast, et seal ma konkreetselt lugesin üle ühe kaupa need ühikud ja ma vaatan kohe üle. Mul on see tabel tegelikult seal oma arvutis olemas. See on 30% oli see vahe, jah, 30% oli vahe. Et see oli täitsa tuntav, kui kellelgi on see Excel, siis sealt saab tegelikult ka vaadata täpselt see loendatud arv oli Luigel ja siis, et ma arvan, et seal võib olla see, et seal ei ole lihtsalt sisse kirjutatud. Et tegelikult meil on ju teada, palju Luigel elab inimesi, meil on olemas need andmed, loeme üle ühikud ja saame tegelikult, et seal ei ela 3 inimest leibkonnas ilmselgelt, et elab seal näiteks 1,5 ainult. Kui Luigel oli 30% see vahe, siis teistes oli väiksem, ma saan aru. Ja teistes mõnes asustusüksuses isegi ei olnudki peaaegu vahet, oli täiesti sarnane number, et loomulikult need ei saa ju kuidagi kattuda, sest et meil ei ole ju andmeid ka külade kaupa, et ühes külas võib-olla on leibkonna suurus seal 3, teises on 4, kolmandas on 2, et tegelikult ainult laveerime nende mingite andmetega. Et üks on fakt on teada, kui me ühikuid loeme, siis see on teada, nii palju ühikuid on, aga rahvaarv on selline, me ei saa seda kuidagi teisendada, et palju siis ikkagi seal ühes korteris inimesi elab, et me võime ainult võttagi mingi numbri ja siis korrutada läbi, et niisugune süsteem on. Kaire Roosileht, palun. Et
ma tahtsin üle küsida, et kas oma uuringus te lähtusite vallavalitsuse seisukohtadest ja infost või kust kohast te veel sisendeid saite ja mida te võite? Sisend oli üldplaneeringu koostajalt, Kepast ja Puhkimilt. Vallavalitsusega olid mitu koosolekut, kus nemad väljendasid oma nägemust ruumilisest arengust Kiili vallas. Aitäh. Indrek Roostami teine küsimus. Jah, et seda ma täitsa usun, et nad oma nägemust teile väljendasid ja et see on ka siin töös kajastamist leidnud. Aga sellegi poolest ma nüüd eeldan, et te nagu planeerimise alast õigusakte ka ikka tunnete. Ettepanekuid teete, viimase ettepaneku, eks ole, et teha planeeringus ette tingimused ruumiliselt mitte sobivate detailplaneeringute kehtetuks tunnistamiseks. Lihtsalt enam ei sobi. Et kas te oskate äkki võib-olla nimetada ka mõnda sellist seadust, üleüldse rajab õigusliku alusegi sellise otsuse tegemiseks? Kohtupraktika on leidnud, et detailplaneering ei ole igavene. See on teada, aga meil puudub tegelikult väga palju sellist praktikat, et keegi oleks detailplaneering kehtetuks tunnistanud. Et see on keeruline. Aga jah, see tähendab tihtipeale rahalisi vahendeid, et ilma selleta ilmselt ei ole see võimalik. Kohtupraktika on leidnud, et detailplaneeringuid, me koostame ju detailplaneeringuid lähiaastate ehitustegevuse aluseks, planeerimisseaduseks, et kui see on ette nähtud lähiaastate ehitustegevuse aluseks, siis tegelikult peaks ju olema võimalik ka see, et kui ta on kehtinud juba 20 aastat ja nii-öelda ruumi olukord on muutunud, siis peaks olema võimalik kehtetuks tunnistamine, aga jah, ja ka kui üldplaneering teeb ettepanekuid selleks, ei tähenda seda, et kohalik omavalitsus peab siis asuma neid ka 100% kindlasti nagu kehtetuks tunnistama. Et selleks peab olema omad kaalutlused, et kas selles piirkonnas on see mõistlik või ei ole. Vahel on võimalik ka ümber planeerida. Aga planeerimisseadus, kui ei ole asutud ellu viima, siis on võimalik lihtsamalt seda tõesti kehtetuks tunnistada. Aga siin on ilmselt nende kõigi detailplaneeringute puhul on asutud ellu viima, ehk siis tegelikult on krundid jaotatud paljudel. Nõus on keeruline. Aga kui soovite, siis ma võin saata kohtulahenditest välja, et mul tõesti ei ole peas neid. Aitäh, Eret Annusel on repliik. Aitäh. Ma lihtsalt infona ütlen, et siis novembrikuus on planeeritud ühiskomisjon planeerimis- ja majanduse arengu komisjonidena, kus me siis seda sama lisauuringut siis ka veel kord kuulame ja selleks ajaks on meil rohkem infot juba nüüd olnud ja me saame seda arutleda võib-olla natuke rohkem ja oleme jõudnud süveneda kaartidesse ja nii edasi. Et see oli lihtsalt infoks. Aitäh. Indrek Roostami on samuti repliik. Et eks mina tean ka planeerimisõigust nii nagu ka teisi õigusalusid. Mingisugune spetsiaalselt planeerija ma ei ole ja süvenenud selle teemaga võib-olla ka ei ole kokku puutunud, aga seda ma tean igal juhul kindlasti, et lihtsalt mitte sobivaks ajas, mitte sobivaks osutunud planeeringut täna kehtetuks tunnistada ei saa, et kui me kõneleme planeeringutest, mis on üle 5 aasta vanad ja mida ei ole asutud ellu viima, siis nende puhul on nagu teine asi, eks ole. Vanuse tõttu neid kehtetuks tunnistada ja kui omanik ise tahab, siis saab ka kehtetuks tunnistada, aga lihtsalt nüüd niimoodi, et mingi uus vallavõim otsustas teha uue üldplaneeringu ja selle tõttu rida
kehtestatud planeeringuid osutuvad nagu koledaks, eks ole, enam ei sobi, et niimoodi neid nagu kehtetuks tunnistada minu meelest ikkagi ei saa seaduslikul viisil. Ja võib-olla selles mõttes ei peaks ka niisuguseid ettepanekuid tegema, mis viivad kellegi unistused sinnamaani, et hakata seadus rikkuma, eks ole, peaks tegema. Aitäh repliigi eest. Marek Välleril on küsimus. Aitäh. Ma küsin selle ühistranspordi kohta ka, et kas see analüüs hõlmas nagu seda ühistransporti, mis on täna nii-öelda see Harjumaa liinide näol või käsitles see ka mingisugust ühistranspordi loomist? Tegelikult Transpordiameti KIS-rakendus, kus on võimalik just nüüd kihid nagu peale panna ja analüüsitud siis nii-öelda seda kättesaadavust Transpordiameti poolt. Siis seal on ilmselt nagu kõik transpordi võimalused sees nii-öelda nii selle ÜTK kui on mingi kohalik liin või midagi, et just see kättesaadavus, et otseselt seal ei ole analüüsid, et kas sealt peatusest nüüd saab Tallinnasse või, aga seal on jah see kättesaadavus. See on siis niisugune KIS-rakendus, et seal on see link on selles uuringus olemas ka, Aitäh, mul on endal ka küsimus, et küsin, et selguse mõttes, et kui suur oli ikkagi siis see elanike arv selle uuringu alguses? Kuskil? Oli siis mis kuus? Juuni? 1. juuni, punkt 7. 1. juuni. Siis vahet tänase päevaga ei ole 500 elanikku? Ei ole vist 500, palju oli 7200? 7007, see number on õige. 7007? See number on õige, see on see 6913. Ei ole ju väga suur vahe. Ja siis matemaatika ei olnud õige. Aitäh. Tundub, et rohkem küsimusi ei ole. Aitäh ettekandjale põhjaliku ettekande eest. Ja oleme jõudnud päevakorrapunktini number 4 ja see on vallavanema informatsioon. Palun, vallavanem. Aitäh, lugupeetud volikogu esimees, volikogu liikmed. Alustaksin oma juttu sellega, et mina isiklikult kohtusin esitluse tegijaga siin ruumis täna esimest korda elus. Mina olen mitte ühelgi koosolekul osalenud vallamajas ja ma teadlikult nagu distantseerisin ennast sellest asjast, et ehitusosakonna tellitud ja tehtud ja nii edasi, nii et kahtlustada seda, et mina oleks kuidagi mõjutanud ei ole asjakohane. Ja selle aasta rahvaarvu numbritest nii palju, et meil on jah 2006 või 207 inimest tulnud juurde Kiilivalda. 7007 inimest on 1. oktoobri seisuga. Kõige rohkem on tulnud juurde Lähtsesse, kus on üle 100 tulnud juurde. Alevisse on tulnud alla 100, natuke on tulnud Vaela juurde. Kongrus on elanike arv vähenenud 14 võrra. Luigel on elanike arv vähenenud 9 võrra. See on see seis ja kui me 10 aasta peale jagame ära need numbrid, mis igal aastal juurde kasvanud, siis ongi seal 200 juures. Kui me siit 10 aastat edasi võtame, siis ei ole mitte mingisugust alust arvata, et see ei oleks 200 juures. Ehk siis eelmine aasta oli erandlik ja isegi kui sellel aastal tuleb inimesi juurde, siis seda rekordit samasugust ei paista mitte kusagil, kui eelmine aasta oli. Et Luige kohta see arvamus vastab tõele, me oleme ise ka analüüsinud seda, et seal on nii üks kui teine kui kolmas põhjus. Üks asi ongi see, et osad on suvilad. Üks asi on see, et osad ei ole sisse kirjutatud. Üks asi on see, et ongi palju üksikuid inimesi.
meil ka sotsiaaltöötajad käivad Luigel tihtipeale ja nii edasi. Et see ei ole tavaline olukord mujal, kus on noor elanikkond. Luige on kõige sarnasem oma elanikkonna struktuuri Eestile üldiselt. Ehk siis seal on see homogeenne. See rahvastikupüramiid on seal selline nagu Eestis, et on keskealisi, vanu ja noori inimesi on samamoodi. Mujal Kiilis on see olukord, et on hästi palju keskealisi, hästi vähe vanu inimesi ja hästi palju noori. Me vaatame asulate kaupa neid rahvastikupüramiide. Ehk siis Luige on sarnane pigem lõunaosa nendele ajaküladele oma rahvastikustruktuurilt nagu vanu inimesi rohkem. See on lihtsalt kommentaariks. Muust asjast. Meie siis maksulaekumine on graafikus. Meie see suurenemise protsent võrreldes eelmise aastaga on 18. See tundub jube suur. Naabritel on ta siin 10, 11, 9 kuskil, aga teistpidi see on ka see, mis toob meid sellest olukorrast välja, et meil on 2 lasteaeda tulnud aastaga juurde ja meie püsikulud on väga palju suurenenud. Nii et me oleme laekumiste poolest põhimõtteliselt nullis. Selles mõttes, et see, mis me oleme kavandanud, see on ka laekunud. Maksumaksjate arv on stabiilne olnud viimastel kuudel. Ja ka laekumised on olnud stabiilsed. See on praegu kõige olulisem, mida ma tahan öelda. Küsimusi siis, palun. Palun, küsimusi. Marek Velleril on küsimus, palun. Nii-öelda uudistevoo valguses küsin selle, et teatavasti eile seal Viljandimaalt ülesõidul see 116 buss tegi sellise päris ohtliku manöövri seal raudtee ülesõidu kohal. Et kas on sealt ühistranspordikeskusest mingisugust tagasisidet ka tulnud, et mis selle põhjustas või miks ta nii käitus? Kadri Krooni helistas päeval lõuna ajal ühistranspordikeskusest ja informeeris, et selline asi oli. Nad vaatavad läbi, nad on seda videosalvestust ja asja bussides on video sees. Siis analüüsivad, avalduse on teinud. Fakt on see, et ta sõitis punasega vilkuvaga nagu peale sinna ja siis autod olid ees ja vastassuunast, siis tõkkepuu langes talle juhi taha aknasse niimoodi, et aken kukkus eest ära, katki ei läinud. Ja siis ta rammis sealt läbi selleks, et mitte sinna tee peale jääda. Nad tegelevad sellega, politsei tegeleb.